Tartus Kassitoomel asub oravate rehabilitatsioonimaja, mis on omamoodi selline turvakodu, kus siis kas vanemateta või viga saanud oravapojad saavad kosuda, et hiljem linna loodusesse naasta. Ja meie sattusime just siia ajal, kui endine turvakodu asukas tuli siia tagasi, et natukene mängida ja süüa võtta. Idee sündis koostöös Metsloomaühingu vabatahtlikega, ütleb turvakodu üks rajajaid Tartu Ülikoolis töötav prantsuse teadlane ja oravauurija Jeffrey Carbier. The ones we have here are either injured squirrels or they just lost their mother. For example, if the mother has had a car crash or if a tree where the nest was is cut. Ema või isa on saanud hukka, siis järeltulijad on abitud ja nad vajavad abi, meie abi. And when they feel ready, so usually after 1 month and a half, we just open this small hatch and they decide if they want to live or not. So, and some are just also going back and forth, like visiting from time to time. So it's mostly safe place for them. Kassitoomel asuv välipuur on piisavalt varjulises kohas, et loomadel säiliks inimpelgus. No siia varjupaika on pandud oma jagu selliseid mängulisi elemente. Samas siin on ka selline pesakast, kus nad siis magavad, sellepärast et oravatele pidavat meeldima selline kaetud koht magamiseks. Ja siia selle varjupaiga erinevatesse nurkadesse on ära võetud siis marju ja pähkleid. Ja see on selleks, et nad ikkagi õpiksid iseseisvalt toitu otsima, mitte ei ole nii, et neil kuskil on taldrik ja nad tulevad ja söövad. Ja need 2 puidust kasti siin põrandal on väga olulised, sellepärast et just tänu nendele tehakse siin teadust. Need on proovide kogumiseks, me kogume karvu nende pealt, et uurida reoainete ja stressi mõju siis oravatele, et mõista, miks nende arvukus väheneb. Karvadest me oleme võimelised uurima erinevad raskmetalle ja stressihormoone. And we have actually some preliminary data showing that for mercury, Tartu squirrels, like some living either in this enclosure or on the hill in general, have some mercury levels that are not too high, but not negligible as well. So it's something new we will continue to investigate. Prantsuse oravauurija hinnangul on Toomemägi oravate varjupaigaks ideaalne koht, sest nii erilist linnalooduse keskkonda on suurlinnades väga keeruline leida. Selles samas turvakodus on tänaseks aidatud iseseisva elu peale mitukümmend käbikuningat. Oravate arvukus nii Eestis kui siis maailmas laiemalt on langustrendis ja sellised rehabilitatsiooni siis keskused on järjest populaarsemad, sest probleem on aina süvenev. But what is your passion with the squirrels? Why you love them so much? That's a good question. I think when I was already a small kid, I loved squirrels, and I already told people that one day I will work with squirrels and study them. I just find them kind of fascinating because they are very curious animal, but also very smart.